Tere tulemast, head OSKA sõbrad, kuulama 2 valminud uuringu tulemusi ja ülevaateid. Need uuringud on siis plasti- ja kummitööstuse ning ehitusmaterjalitööstuse uuringud, mille on läbi viinud mu hea kolleegid Riina Tilk ja Elin-Külliki Kruusmaa. Pikalt ei juhatagi rohkem sisse, vaid annan sõna Riinale ja Küllile, et teha väikene sissejuhatus. Olge head. Ja suur tänu, Tiia. Ja meile hirmsasti meeldib alustada nii, et aktiveerida ka meid kuulama tulnud inimesi. Ja selleks võib-olla heaks sissejuhatavaks küsimuseks meie hinnangul oli see, et kui me räägime täna 2 erinevast tööstusvaldkonnast, siis oleks täitsa huvitav mõelda ka sellele, et mis te arvate, et kummas tööstusvaldkonnas, kas siis plasti- ja kummitööstuses või hoopiski ehitusmaterjalitööstuses töötab rohkem inimesi, et kumma tööstusvaldkonna hõive on suurem. Ja ma palun, et te paneksite oma pakkumised meie Zoomi chati ja vastata on lihtne, et kui te arvate, et see on plasti- ja kummitööstus, siis pange sinna number 1 ja kui arvate, et see on ehitusmaterjalitööstus, siis number 2. 2 juhib hetkel ülekaalukalt. Siiski, viimased vastajad on pakkunud ka 1. Aga nüüd taas 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3 1 vastu. Kas tuleb veel pakkujaid? Lisandus 2, 2, 2, 2. Ehk et meie kuulajate enamus kaldub ehitusmaterjalitööstuse poole. Mis on õige vastus? Ja, et see on ka sisuliselt õige vastus, aga annan nüüd sõna Küllile, kes räägib kõigist nendest numbritest täpsemalt. Tegelikult oli see natukene selline nipiga küsimus, sellepärast et tegelikult on nii, et plasti- ja kummitööstuses ja ehitusmaterjalitööstuses, kuhu alla kuulub ka klaasitööstus, on enam-vähem võrdne arv töötajaid, et Statistikaameti teadmisel on neid seal siis veidi üle 4000. Ja meie huviorbiidis on siis omakorda umbes 75% neist töötajatest, keda me siis nimetame põhikutseala töötajateks ja need põhikutseala töötajad on siis tõepoolest sellist valdkonna spetsiifilist kompetentsi eeldavad ametid. Et kui nüüd rääkida laiemalt, siis OSKA... Ma seletan natuke seda nipi osa ka, et siin ongi see vastus tegelikult paistab slaidile välja, et ehitusmaterjalide tööstus oma mitmekesisuses on tegelikult laiem ja et meie keskendusime betooni ja betoontoodete tootmisele ja klaasitööstusele ja klaastoodetele. Ehk et kui me arvestame ka puidust, metallist ehitusmaterjalid ja sellise ehituskeemia, siis tegelikult hõive mõttes on siis muidugi ehitusmaterjalitööstus suurema hõivega, et see on niisugune nipiga küsimus tõesti. Jah, et kui nüüd rääkida sellest laiemast keemiatööstusest, mida meie nüüd viimase 1,5 aasta jooksul oleme uurinud, siis sellesse kuulus ka veel farmaatsiatööstus, mille tööjõuvajadust me hindasime ja esitlesime eelmise aasta detsembris ja nüüd selle aasta lõpuks loodame valmis saada siis keemiatööstuse tööjõuvajaduse uuringu, kuhu alla kuulub ka siis põlevkivikeemia. Et kõik need alavaldkonnad on välja arvatud betooni tootmine on siis väga tugevad eksportöörid ehk siis toetavad Eesti väliskaubandust ja selle võrra on Eesti majanduse alustalana nagu väga olulised. Et kõigis neist eksporditakse üle poole toodangust. Ja milline on siis uuritud valdkondade tööjõud? Et laias laastus võib siis tööjõu jagada 3 kategooriasse: tippspetsialistid, keskastme spetsialistid ja oskustöölised. Ja kui farmaatsiatööstus eristus ülejäänud laia keemiatööstuse alavaldkondadest märksa suurema tippspetsialistide ja kõrgharidusega töötajate osatähtsusega, siis ehitusmaterjalide ja klaasitööstus ning plasti- ja kummitööstus on küllalt sarnase töötajate struktuuriga.
kus siis oskustöötajad moodustavad keskmiselt 80% põhikutseala töötajatest ja tippspetsialistid jäävad 10-15% kanti. Nii, kus siis need ettevõtted asuvad piirkonniti, et siin all paremas nurgas on siis väike spikker selle kohta, millest piirkonnad koosnevad, millistest maakondadest ja ainukesed sellised ühe maakonna piirkonnad on siis Põhja-Eesti ehk Harjumaa ja Kirde-Eesti ehk Ida-Virumaa. Ja võrdlusena oleme siis toonud ka veel keemiatööstuse, et näidata, et tõepoolest see palett, kus tööstused asuvad, on ikkagi Eesti maastikul päris selline, et katab ikkagi kogu Eesti. Et üle poole ehitusmaterjali ja klaasitööstuse töötajatest siis tegutseb Harjumaal, aga samas näiteks suurim ehitusklaasitootja Glassens tootmisüksused asuvad nii Harju, Järva kui ka Tartumaal ja ka suurimatel betoonitootjatel on tehased üle Eesti, nii et selles mõttes see hajusus on märksa võib-olla suurem, kui siit välja paistab. Et 1/3 plasti- ja kummitööstuse ettevõtetest paikneb samuti Harjumaal, aga samas 1/4 töötajatest on hõivatud Lääne-Eestis ja sealhulgas tõepoolest suurimad kummitööstuse ettevõtted asuvad näiteks Saaremaal ja Hiiumaa majanduses mängib olulist rolli plastitööstus. Nii, nüüd palkadest, see on ka üks selline põnev osa, mida alati teada tahetakse, et kas valdkonnas nagu tasub töötada, kas see palk väärib selle sektori suunas vaatamist. Et meie uuritud valdkondade palgatase on siis võrreldes Eesti keskmisega igati konkurentsivõimeline, et Eesti keskmist tolle hetke seisuga on siis kirjeldab see heleroheline postikene graafikul. Ja võrdlusena oleme me siis lisanud valgel taustal siis ametiala keskmise palga ülemajanduse. Ehk et siis oleks arusaadav, et milline oli tolle hetke ülemajanduse juhtide, tööstusinseneride ja teiste palk. Ja selles võrdluses paistab siis eriti silma tõepoolest klaasitööstus, et ka ehitusmaterjalitööstuse palgad ületavad üldjuhul ametiala keskmisi ja pisut nõrgemas positsioonis on plasti- ja kummitööstuse põhikutseala töötajate palk, mis jääb veidi alla ametiala keskmise, aga kui nüüd mõelda selle peale, et päris suur hulk selle valdkonna ettevõtteid asub pigem nagu näiteks Hiiu ja Saaremaal, siis maakonna keskmise palga võrdluses, mida ma küll siia joonisele välja ei ole toonud, nad siiski tegelikult ületavad seda ka tootmisoperaatorite vaates. Nii, siis natukene välistööjõust. Et välistööjõul on siis eriti ehitusmaterjalide, aga ka klaasitööstuses oma arvestatav roll, et neid on ligi 10% põhikutseala töötajatest ja pigem on see suundumus nagu kasvamas. Aga samas on näiteks ehitusmaterjalide tööstuse puhul renditööjõud, kelle hulka siis üldjuhul kuulub ka välistööjõud, ärimudeli osa, ehk et siis maandada majanduse turbulentsusest tulenevaid riske. Ja käesoleval ajal on siis ülekaalus tõepoolest Ukrainast pärit välistööjõud, kui kasvamas on ka kolmandatest riikidest pärit töötajate osatähtsus. Et siin graafik parempoolses nurgas on ka näha, et on esindatud seal Moldova, Usbekistan, Gruusia, Kasahstan. Nii, ja nüüd siis täpsemalt, et ennem sai mainitud, et põhikutseala, et mida see põhikutseala siis antud valdkondade puhul tähendas. Et 2024. aastal plasti- ja kummitööstus siis tõesti töötas üle 3300 töötaja, nagu ma ütlesin, ja kellest siis omakorda 80% oli oskustöötajad, aga siis omakorda selle 80% sees veel 80% on siis tootmisseadmete operaatorid, see on siis see kõige alumine pikem joon, ehk et see on see, kus kõige enam uut tööjõudu ka asendusvajadusena vajatakse, kuigi kasvu me prognoosime pigem nagu nendele ülemistele töötajate kategooriatele ehk tippspetsialistidele, aga nagu te näete, need arvud nii suured ei ole. Ja enim on siis plasti- ja kummitööstuses esindatud sellised ametid nagu plastitoodete ja kummitoodete masinate operaatorid. Ja kuigi siin näiteks keemiainseneride ja keemiatehnoloogide vajadus valdkonnas on suhteliselt tagasihoidlik, aga siis laia keemiatööstuse vaates on need ikkagi erakordselt olulised põhikutsealad. Ja praeguses seisus on valdkonnas ikkagi tööstusinsenerid, selline juhtiv tippspetsialistide kategooria, kes siis vastutavad tootmisprotsesside ja tootmistehnika eest.
ja selline tehniline aga ka kutseharidus on seetõttu erakordselt oluline. Nii, nüüd võrdlusena ehitusmaterjalitööstus ja klaasitööstus, et kumbki neist on eraldi värvina siin peegeldatud ja klaasitööstuse töötajad siis moodustavad küll ehitusmaterjalide laiemast valdkonnast nagu ainult 30%, aga kuna nende automatiseerituse tase on märksa kõrgem, siis selle võlla on neil vähem proportsionaalselt tootmisoperaatoreid. Ja parempoolselt jooniselt on siis ka näha, millised on need ametid, kuhu valdkond enim tööjõudu, kuhu on valdkonna tööjõud nagu koondunud. Et enim on siis klaasitööstuseid töötajaid, kelle ametinimetus on klaasipuhujad, klaasilõikajad, lihvijad, viimistlejad ja ehitusmaterjalitööstuses siis vastavalt betoontoodete valmistajad ja betoonpindade viimistlejad. Nii, ja see ongi praegu esmane sissevaade minu poolt ja ma annaksin sõna üle Riinale. Ja, et nagu see üks OSKA uuringu peamine eesmärk ja ülesanne on vaadata tulevikku ja vaadata sellises 10 aasta vaates, keskpikas vaates, et siis on hästi oluline rääkida ka sellest, et mis on need suundumused, et mis suunas on kumbki tööstusvaldkond liikumas. Ja tegelikult saab mõlema tööstusvaldkonna puhul välja tuua, et need kõige ikkagi olulisemad ja selliseid suuremaid sisulisi muutusi toovad tulevikutrendid on seotud keskkonnatrendidega ehk siis kõik, mis seostub materjalide taaskasutatavusega, ringlusse võtmisega ja üleüldise sellise biopõhisuse kasvuga. Et plastistrateegia on ka Euroopa Liidus ringmajanduse tegevuskava üks oluline osa ja see hästi suures osas keskendub pakenditööstusele, mis ongi plastitööstuse ka üks suur ja oluline osa. Ja et kui nüüd võib-olla varasemad direktiivid me teame, et on keskendunud hästi paljuski selliste ühekordsete plasttoodete vähendamisele, siis juba praegu ja päris kindlasti ka tuleviku vaates on siis tekkimas järjest sellised selgemad ja karmimad nõuded ka selles osas, et kui palju uued toodetavad plastpakendid peaksid sisaldama ka taaskasutatavat materjali. Ja sealhulgas siis ka sel aastal uus välja tulnud pakendite ja pakendijäätmete määrus siis tegelikult sätestab ka sellised funktsionaalse miinimumi nõuded pakendite disainile nii mahu kui ka siis massi poolest, et need suundumused on ajas järjest kasvavad ja et kui me praegu räägime nendest nõuetest ennekõike pakenditööstuse kontekstis, siis on juba näha, et sarnased teemad on esile tulemas ka teistes plastitootmise valdkondades, et kas või näiteks mootorsõidukite plastosadega seonduvalt. Teine oluline märksõna siit, mida välja tuua on kindlasti, ongi materjali innovatsioon, mis seostub eelnevaga, aga mida ka eksperdid välja toovad, et viimaste aastate arengud just selliste biomaterjalide arenduses on olnud ikkagi väga kiired ja väga tormilised ja eks see suund sinna poole on, et need materjalid oleksid ikkagi võimalikult taastuv toorainetel põhinevad. Ja hea meel on tuua selliseid toredaid näiteid ja edulugusid ka juba Eesti ettevõtetest, et kui me mõtleme nüüd selle suvisele laulu- ja tantsupeole, siis seal olid biojäätmete nende siis prügikottidena kasutusel 3 Eesti ettevõtte koostöös valminud sellised biolagunevad kilekotid, kus oli siis kasutatud ka juba 15% ulatuses sellist huvitavat toorainet nagu puidujäätmete väärindamisel tekivad siis sellist sideainet ligniini. Et sellised põnevad arengud on siin valdkonnas kindlasti kasvavad. Kui me võrdleme plasti ja kummi, siis kummimaterjal on
pisut erinev, et teda ei ole võimalik mitmeid kordi üles sulatada ja taas vormida, aga ka siin on omad sellised suundumused, et püütakse leida siis võimalikult selliseid taastuvtooraine põhiseid täiteaineid ja ka uusi materjalikombinatsioonide arendusi teostatakse. Nüüd liikumaks ehitusmaterjalide tööstuse suunda, võib-olla toon veel ühe huvitava näite, mis näitab, kuidas erinevad tööstusvaldkonnad järjest enam niimoodi muutuvad nagu sidusvaldkondadeks. Et meil on Järvamaal üks tore ettevõte Neular, kes toodab ehitusmaterjali tegelikult sellisest asjast nagu plastpakend ehk kasutatud plastpakenditest toodetakse ehitusprofiile, millest saab ehitada terrassimööblit, müratekkeseinu, aedu ehk et selline materjali innovatsioon hakkab eri tööstusalasid ühendama. Aga ehitusmaterjali tööstuse hästi selge suund on liikumine kliimaneutraalse hoonefondi suunas. Et see siis tuleneb meie hoonete energiatõhususe direktiivist ja et kui meil nõuded ligi nullenergiahoonete ehitamiseks uute hoonete jaoks kehtivad juba 2020. aastast, siis alates 2030. aastast tuleb ettevõtetel hakata välja arvutama ka hoonete eluringi või olelusringi süsiniku jalajälge. Ja mida see tähendab? See tähendab, et hästi suur surve tuleb ka võimalikult süsinikuneutraalsemate ehitusmaterjalide järele. Et see on kindlasti üks oluline suundumus. Ja ehitusmaterjalidest, kui neid omavahel võrrelda, on kindlasti oluline välja tuua see, et üks kõige CO2 suurema jalajäljega materjal on tsement ja betoon ja et sellel on üleilmses süsinikuheites väga suur osakaal, nii et sellised ülemaailmsed arendused käivad hästi selles suunas, et kuidas seda betooni jalajälge vähendada. Siin taas on tore välja tuua, et ka meie oma Heidelberg Materials Kunda tsemenditehases on toimunud selliseid põnevaid uute sideainete katsetusi tsemendis kasutamiseks, et näiteks on seal katsetatud kaltsineeritud savi kasutamist ja põlevkivituha kasutamist tsemendikoostises. Nii et meil on ka selles suunas selline oma Eesti väike kogemus olemas. Ja suundumus on ka sarnaselt plastitööstuse valdkonnaga, et ikkagi võimalikult palju kasutada ka võib-olla sellist taaskasutatavat või lausa siis sellist jäätmepõhist tooret, et tegelikult eurostandardid lubavad näiteks ka kandebetoonides täiesti juba 30% ulatuses kohati kasutada sellist praakmaterjalile põhinevat killustikku. Samamoodi klaasitööstuses on taaskasutatava klaasi sisalduse protsendid täiesti võimalikud ja olemas, et sõltuvalt siis selle klaasi kvaliteedi või kirkuse astmest, ehk et kõik sarnased trendid on ka siin esil. Ja mitte võib-olla, vaid päris kindlasti juhiks tähelepanu selle slaidi alumisele äärele, kus on ka tõesti jälle üks põnev ehitusmaterjal, mille nimi on klaasvahtkillustik ja mida toodetaksegi ka siis taaskasutatud lehtklaasist, et selle siis spetsiifilisel kuumutamisel ja spetsiifiliste ainete lisamisel tekib materjal, milles on üks mahuosa klaasi ja 10 mahuosa õhku, nii et ta on selline hästi kerge isolatsioonimaterjal, et selline põnev ja seda toodetakse Eestis. Raplamaal on siis ettevõte Green Gravels, kes sellega toimetab. Nii, aga nendest põnevatest keskkonna ja materjali innovatsiooni trendidest edasi tuleks kindlasti tuua, et väga tugev trend on muidugi ka jätkuv tootmise automatiseerimine ja digitaliseerimine. Ja et kui me siin viimastest aastatest räägime ikkagi sellises majanduslanguse perioodist ja sellisest masuajast, siis ennekõike muidugi plasti- ja kummitööstuse ettevõtete vaatest
on ikkagi hea meel öelda, et need investeeringud tootmisseadmetesse ja tehnikasse ei ole siiski kahanenud. Et see on ikkagi oluline element meie ettevõtete tegevuses ja tegelikult ka üle-euroopaliselt eri tööstusvaldkondade võrdluses just see plastikummitööstus, no plastitööstus ennekõike paistab silma selle poolest, et keskmisest rohkem panustatakse just sellesse toote ja protsessi innovatsioonidesse. Muidugi on AI kasvav kasutuselevõtt teemaks, lisaks tootmiskorralduse lahendustele on siin hästi suur valdkond, kindlasti kvaliteedikontrolli võimalused, mida AI laiendab, et kõik need masinnägemise ja süvaõppe meetodid võimaldavad siis juba seal plastivalu käigus seda võimalikku defekti tuvastada. Ja robotiseerimine liigub võib-olla järjest enam ka selles suunas, nende töölõikude suunas, mis varem olid rohkem siiski veel käsitsi tehtavad, et näiteks siis koostöötöö või pakkimise operatsioonid, et järjest enam ka seal leitakse neid robotilahendusi. Aga eks see tehnoloogiasse investeerimine ja uuendamine on ikkagi kõik ikka ühe eesmärgiga, et me saaksime liikuda kõrgema lisandväärtusega toodete suunas. Ja siin järgmiseks olen laenanud ühe slaidi meie Tartu Ülikooli majandusprofessorilt Urmas Varblaselt, kes näitas seda hiljutisel Arenguseire Keskuse majanduskonverentsil. Aga mis siit kohe toredasti silma hakkas ja millele tahaksin tähelepanu juhtida, on siis see, et siin on siis kõigi töötlevate tööstuse alamharude tööjõu tootlikkuse võrdlus ja ta on siis lisandväärtus töötaja kohta tuhandetes eurodes. Siin on võimalus võrrelda meid meie naaberriikidega ja plasti- ja ehitusmaterjalitööstus on siin kenasti kõrvuti. Et võrdluses naabritega oleme siin täitsa heal kohal, pigem võib-olla edestamegi mõningal määral. Soomest muidugi jääme paraku poole võrra maha, aga mis on tore näha, et kui me vaatame seda ainult Eesti tulpa, siis plastitööstus ja ehitusmaterjalitööstus on siin ka lisandväärtuselt siis üsna esirinnas, et ainult masinaehituses on see näitaja natukene kõrgem, nii et selline hea võrdlev pilt tööstusharude võrdluses ka siin. Ja kui kõigile nendele eelnevatele teguritele ja meie ettevõtete praegusele majandusolukorrale mõelda, et siis kindlasti siin on hästi sõltub, et missugune on see tootmise iseloom, kui suur osa toodangust läheb ekspordiks ja et siin võib olla ka nii-öelda alavaldkonniti päris suuri erinevusi. Et kui plasti- ja kummitööstus on tõesti ligi 2/3 läheb ekspordiks toodangust, klaasitööstuses isegi 70%, et siis arusaadavalt, et kui oleme seotud Euroopa suurte või Skandinaavia riikidega, Saksamaa autotööstusega, et siis sellest, kuidas läheb nendel turgudel olukord, sellega seonduvalt käib kaasas meie ettevõtete olukorra käekäiguga, et mõjutab seda. Aga et võrdlusena siis ehitusmaterjalide tööstused, et see on enamasti rohkem ikkagi kohalikule turule orienteeritud, et betoon ja betoontooted on rasked ja neid kaugele ei ole mõtet eksportida. Et seetõttu ka on arusaadav, et siin viimaste aastate raskused on enim mõjutanudki just betooni ja betoontoodete ettevõtteid, et neid koondamise teateid on sealt viimastel aegadel enim tulnud. Kõik see trendide temaatika on eellugu, mis kirjeldab seda, et missuguseid oskusi siis meil ettevõtetel tuleviku vaates järjest rohkem vaja läheb. Ja siin slaidil kindlasti on kõik need loetletud oskused väga vajalikud ja asjakohased. Ma keskenduksin võib-olla eelkõige
kahele sellisele laiemale oskuste kubarale ja neist esimene on siis, moodustub 3 esimesest ehk materjaliteaduse ja tehnoloogia, keemiainseneeria ja tehnoloogia, aga ka tööstusinseneeria ja tehnikaoskused. Et need on need oskused, mis tegelikult kõige enam olekski meie ettevõtetele abiks selle suurema lisandväärtusega tootmise poole liikumisel. Et mismoodi optimeerida materjalikoostisi, kuidas neid uuendada, kuidas vähendada seda keskkonnamõju, kuidas see tootmise mudel oleks võimalikult ringluspõhisem. Et kõik sellised teemad nende oskustega haakuvad. Ja kui võiks mõelda, et keemiainseneeria teadmised, et seda on eeskätt vaja keemiatööstuses, siis tegelikult selle keemiainseneeria vajadus on ka järjest universaalsem üle tööstusharude. Et ka näiteks ühe kummitööstusettevõttega vesteldes oli päris selge pilt, et kui nende tulevikuplaanide ja materjaliarendustega ja tehnoloogiate arendustega edasi minnakse, et siis on ikkagi vajalik palgata endale kollektiivi ka keemiainsener. Ja et seda võib meie kasvavate biotööstuste valguses samamoodi välja tuua, et need teadmised on kasvava vajadusega. Samamoodi sellised laiapõhjalised tehnilised oskused, mida siis enamasti on võimalik omandada kutsekoolides sellistel erialadel nagu mehaanika, automaatika, elektroonika, mehhatroonika, aga ka elektriala. Et need on need baasteadmised, mida ettevõtted otsivad tikutulega ja et muidugi siin igas valdkonnas lisandub veel see materjalispetsiifilise teadmise vajadus sellele tehnilisele baasteadmisele. Aga et need on oskused, mida omades on tulevikus leib kindel. Ja et siin on kindlasti veel palju, mida välja tuua, aga liigume siit edasi jällegi väikese aktiveeriva küsimusega meie kuulajatele. Ehk et me hakkame nüüd liikuma taas selles suunas, et vaatame, et missugused on siis need meie praeguste tööstustes töötavate inimeste haridustase ja oskused ja küsikski, et mis te arvate, et milline osakaal töötajatest kummaski tööstuses on siis üldharidusega? Et see on siis kas põhikooli haridusega või gümnaasiumi või keskkooli haridusega. Ja võib seda sama numeratsiooni kasutada või sama loogikat, et chati saab kribada selle numbri või osakaalu või protsendi. Jah. Kas sa täpsustaksid, Riina, sa mõtlesid nüüd ühte numbrit, et milline osakaal töötajatest nii plasti kummitööstuses kui ka ehitusmaterjalitööstuses? Kuna ta on tegelikult enam-vähem nagu võrdne, et seal see vahe ei ole nagu nii. Selge. 65% on esimene pakkumine, 70%. Üldharidusega 70%. Väga kriitiline. Ja nüüd ei julgegi keegi rohkem pakkuda, sest Külli juba kommenteeris. 30, 55. Kõiksugu numbreid tuli. Et ma kohe annan teile kommenteerimiseks sõna 45, 65. Aga head kuulajad, ma julgustan teid küsimuste tekkimisel panema need chatti kirja, et ei ununeks, et kui Riina ja Külli esitluse lõpetavad, siis hea meelega võtame sealt ka küsimusi, et see ei ennist ütlemata. Et meil pakkumised jäävad nüüd 35 ja 70% vahele, et kuidas kommenteerite, olge head. 25 tuli ka. Et jah, tõepoolest, et üle kolmandiku siis nende 4 valdkonna töötajatest on üldharidusega ja OSKA vaates ja ilmselt ka ettevõtete endi vaates on see tegelikult ikkagi päris suur probleem, see erialase haridusega töötajate nappus, et kõik need eelnimetatud oskused ja trendid innovatsiooniks, automatiseerimiseks, mehhaniseerimiseks, kõigeks selleks, sellise haridustasemega töötajatest ei pruugi nagu olla kõige selle kandjat oma õlul.
et ühest küljest on küll nii, et põhiharidusega inimeste puhul võib haridustee katkemise põhjuseks küll pidada võimete või võimaluste nappust, kuid kui haridusteel ainult gümnaasiumiharidusega piirdutakse ilma kutset või ametit omandamata, on tõepoolest nagu kriitikanool meie haridussüsteemi suunal, kes pole siis suutnud ahvatleda neid inimesi oma haridusteed jätkama, olgu see siis kas kutse- või kõrgkoolis. Ja samas on see olnud nagu siiani ja on paraku ilmselt ka jätkuvalt suur väljakutse ettevõtjatele ja ainult kiidusõnad, et nad on neist inimestest endale kvalifitseeritud tööjõu kasvatanud. Ja nüüd natuke eraldi plasti- ja kummitööstusest. Et plasti- ja kummitööstuses töötab siis lisaks eelnimetatud üldharidusega töötajatele ligi 40% inimesi, kes on omandanud kutsehariduse. Ja siin võikski küsida, et milles probleem, väga tore, et nad on kutseharidusega omandanud. Aga kui me sinna süüvime, siis me näeme tegelikult, et paraku on neist kolmandikul mitte erialane haridus. Ja vasakpoolsel tabelis ongi siis näha, et milline on siis kõigi põhikutsealade enim esindatud kutsehariduse õppesuund, kus kolmandal kohal on siis näiteks isikuteenindus, mille hulka siis kuulub näiteks iluteenindus ja toitlustus ja viiendal kohal on transporditeenused, mis siis üldjuhul tähendab tegelikult veoautojuhi õpinguid. Ja kuna me ei ole valdkonna autojuhte sisse võtnud, neid uuriti transpordiuuringus, siis see tähendab, et tegelikult see veoautojuhi paber võib küll olla nagu tore inimese isiklikus arengus, aga mitte nagu konkreetsest valdkonnas töötamise seisukohalt. Ja kui me nüüd korraks viskame pilguga sellele parempoolsele osale, mis siis kirjeldab kõrgharidust, siis seal on tegelikult siiski see hariduspilt nagu palju parem, et 40% plasti- ja kummitööstuse töötajatest, kes on siis kõrghariduse omandanud, on siis omandanud tehnikaalade õppesuuna või jah, läbinud selle õppe või siis 25% ärinduse ja halduse, mis juhtide seisukohalt on igati sobiv haridus ja 7% on tootmise ja töötlemise õppesuuna haridus. Nii, ja nüüd võrdluseks ehitusmaterjalid. Et tegelikult pilt on enam-vähem samasugune ja mure on samasugune, et töötajate hulgas on liiga palju siis inimesi, kes on piirdunud üldharidusega ja seda just noorte hulgas, et tegelikult see ongi nagu mure, et need ei ole nagu see vanem põlvkond, vaid tegelikult ka päris paljud noored on just sinna kas põhi- või gümnaasiumihariduse juurde pidama jäänud. Ja ligi pooltel siis on ka kutsehariduses mitte erialane haridus. Ja see on samuti seal vasakpoolses siis tabelis näha. Siin on õppekava rühmitine, et nimetused ja seal lõpus vaatavad juba põllumajandus, loomakasvatus, majutus, toitlustus ja muud taolised asjad vastu. Ja kõrghariduse puhul õnneks on siiski ka ehitusmaterjaliste puhul sama lugu nagu plastis- ja kummitööstuseski, et enamus on omandanud valdkonda sobiva hariduse, need, kes on siis kõrghariduse omandanud. Siin on küll juhtival kohal ärindus ja haldus ja teisel kohal arhitektuur ja ehitus ja kolmandal tehnikaalad, et sellised igati asjakohased, sest tõepoolest ehituse valdkonna õppekavadelt ongi kasvanud kogu ehitusmaterjalide tööstus. Nii, ja siis nüüd korraks veel fokusseeritum vaade kõrg- ja kutsehariduse nagu sümbioosis, et millised on omandatud töötajate hariduse sisu ja kuna siis ligi 80% valdkonna töötajatest on siis oskustöötajad, siis paraku ütleme, nende läbitud õpe prevaleeribki selles üldvaates, kus siis tõepoolest mõlemas alavaldkonnas on küllalt juhtival kohal on ehitus- ja tsiviilrajatiste õppekavarühma lõpetanud. Aga mehaanika ja metallitöö ja samuti elektroonika automaatika on täiesti arvestatav. Nii, aga kui me enne rääkisime sellest, et tõepoolest, et liiga palju on neid üldharidusega töötajaid, siis me siiski peame tõdema, et õnneks on valdkonnas umbes 2% töötajaid ja need on just nooremapoolsed töötajad, kes on parasjagu nagu poolel teel oma kõrgema taseme hariduse saavutamisel. Ja jah, et selles mõttes võib nagu loota, et lähiajal siiski üldharidusega töötajate osatähtsus vähemalt nooremate töötajate kategoorias nagu väheneb või paraneb. Ja õppuritest siis pooled, nagu need keskmised pallikesed näitavad, õpivad kutsehariduses ja eelkõige siis ehituse ja tehnika erialadel. Ja neile järgneb siis rakenduslik kõrgharidus, et selles mõttes tõepoolest, et näha on,
et rakenduslik kõrgharidus on suhteliselt asjakohane ikkagi nendes uuritud valdkondades. Ja siis tabelites ongi siis näha, et millised on need õppekavarühmad, kus siis need praegused töötavad ja õppivad noored siis on enda tulevikusuuna valinud. Nii, ja nüüd läheme siis täpsemalt juba õppekavade juurde. Et kust peaks siis see tuleviku tööjõud tulema, et mida on kutseharidusel pakkuda. Et kui ehituse valdkonnas saab baasteadmised üldjuhul ehituse erialadelt, kuigi ehituskoolid seda väga tunnistada ei taha, et nad ehitusmaterjalitööstuse jaoks töötajaid ette valmistavad, aga õnneks need töötajad siiski nagu majanduse tsüklilisuse vaates või ehitusel võib-olla, ehitus võib-olla ei ole alati nende see lõplik soov töötada, siis nad võivad suunduda ehitusmaterjalitööstusesse oma teadmiste ja oskustega. Aga plastitööstuses on olukord tõesti märksa nagu keerulisem. Et 2017. aastal sai siis sisse plastitööstuse seadistaja töökohapõhine õpe ja mõned aastad see kenasti toimis, kuid seejärel vajus erinevatel põhjustel varjusurma, et nendest erinevatest põhjustest oleme siis oma raportis kirjutanud. Ja pärast nüüd siis 3-aastast pausi alustas siis sel sügisel taas 13 töökohapõhist õppurit ja loodame, et ka nad jõuavad sama kenasti nagu lõpule oma õpingutega. Ja tegelikult on selles mõttes see töökohapõhine õpe on nagu väärib tunnustamist ja kindlasti seda just plastitöötluse seadistaja vaates, et üldjuhul siiski enamus neist töötajatest, kes on nüüd nendel varasematel aastatel lõpetanud, töötavad jätkuvalt valdkonnas või siis nendel külgnevatel valdkondadel ehk et ehitusmaterjali või keemiatööstuses. Ja kuna tehnilised erialad on nendes 2 uuritud valdkonnas nagu erakordse tähtsusega, siis oleme selle teise töötajate kategooria ja teine põhjus veel, miks see tehnilised erialad niivõrd oluline on see, et tööstusseadmete mehaanikud, näiteks ehitusmaterjalid tööstuses ligi pooled on juba vanuses 55+, nendest omakorda siis neljandik, kes on juba pensioniealised ja ka plastitööstuses on üle 20% või ligi 30% mehaanikutest on juba nagu pigem vanemaealised, kellel on õigus minna lähikümnendil pensionile. Ja siin meil on tegelikult ikkagi natukene nagu häid uudiseid, sellepärast et nagu te jooniselt näete ja meil on küll esialgsed, aga täiesti tuliuued andmed 2024-2025 lõpetanute kohta. Et põhiliselt on see kasv küll tingitud elektrikute õppekava lõpetajatest, aga ka automaatikud, mehhatroonikud, et seal on nagu kasv näha. Et see ei pruugi olla piisav selleks, et katta üle majanduse automaatikute ja mehhatroonikute vajadust, aga vähemalt on see nagu positiivne vaade tuleviku suunal. Nii, ja nüüd räägime kõrgharidusest, et plastitööstust, plasti konkreetselt kui materjali on võimalik eelkõige õppida siis puidu, plasti ja tekstiilitehnoloogia ingliskeelsel magistriõppekaval, kust paraku siis ei lisandu meie Eesti plastitööstusesse piisaval arvul plastitehnoloogiale pühendunuid, ka mitte välisüliõpilaste hulgast, et see on nagu suur murekoht ja ilmselt see õppekava, tähendab plasti selles õppekavas tuleks ilmselgelt nagu rohkem kuidagi esile tõsta. Õnneks on olemas küll terve rida nagu materjaliteaduse õppekavu nii Tallinna kui Tartu Ülikoolis, kus siis on võimalik nagu spetsialiseeruda või huvi tunda rohkem plasti vastu, aga et see üks ja ainukene õppekava, et see võiks tuua märksa rohkem plastitehnoloogiale pühendunuid Eesti majandusse. Aga siis märksa rohkem on meie uuritud valdkondadesse tuldud tööle alumisel joonisel toodud õppekavadelt, kuid neilgi õppekavadel on siis osadel juhtudel probleemiks liigne katkestajate osatähtsus. Samas, kuna me oleme nüüd kõrgkoolidega rääkinud, siis on näha, et nad jõudumööda ikkagi on asunud selle probleemiga tegelema, sest ei ole nagu väga asjakohane, kui kõrghariduses kujuneb katkestajate protsent mõnel erialal sama suureks nagu kutsehariduses.
nii, ja nüüd natukene üldisem vaade ehk terviklikum pilt siis tööjõuvajaduse ja sobivale koolituspakkumisele, et vasakul plast ja kumm, paremal ehitusmaterjalid, kus on siis arvestatud ka lisaks selle reaalse rakendumisega valdkonda ja tegelikult ongi mingil moel on nagu nii, et meil isegi nagu on sobivaid õppekavu, kust võiksid tulla need inimesed. Noh, nad ei ole nii nagu ideaalselt sobivad, aga siiski. Aga paraku see rakendumine just nimelt plasti- ja kummitööstuse ehitusmaterjalide valdkond on siiski märksa napim, kui ta võiks olla. Et siis täiendada seda kvalifitseeritud oskustöötajate kategooriat ja ka tippspetsialistide kategooriat. Et jah, paraku muidugi, kuigi see vahe on nagu suurem või see lõhe nagu pakutava kutsehariduse ja vajaliku tööjõu vahel on suurem kutsehariduses, aga seda on nagu ettevõtted tõesti suutnud aastati juba ise seda vajakajäämist nagu täita, aga just nimelt selle eelräägitud tuleviku innovatsiooni vaates, siis see tippspetsialistide puudujääk ikkagi on märksa suurema mõjuga selleks, et kogu see innovatsioon realiseeruks. Nii, ja nüüd veel minu 2 viimast slaidi, et üks neist räägib siis ehitusmaterjalide tööstuse tööjõuvajaduse märksõnadest. Et see on meil nüüd väljavõte meie teemalehelt, millega te saate OSKA uuringute veebilehel tutvuda. Ja tööjõuvajadus on siis nii kõrg- kui ka kutsehariduse tasemel suurem kui koolituspakkumine ja eelkõige puudus on tõesti siis erialaspetsiifilistest oskustest, mida siis omandataksegi töökohal. Et kuigi enamustel põhikutsealadel me kasvu ei prognoosi, nagu te näete, nooled on suhteliselt sellised sirgjoonelised, siis tänastest töötajatest ikkagi ligi 1/4 ehitusmaterjali ja klaasitööstuses, mis siis võrdub tegelikult 700 umbes või ligi 700 töötajaga, neil on õigus minna lähikümnendil pensionile, mis tähendab, et juhul, kui me tahame samas mahus jätkata või ka veidi vähendatud mahus, siiski tuleb meil neile asendus leida. Ja turutõrke märge siis puudutab laborante ja see on tõesti seotud sellega, et laborante koolitatakse ainult Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses ja see arv on ikkagi sedavõrd väike, et neid jätkub äärmisel juhul sealse piirkonna ettevõtetesse, aga mitte laiemalt. Nii, ja analoogne pilt siis plasti- ja kummitööstuse kohta. Et siin võib enam-vähem sama korrata, et tegelikult on praktiliselt kõigis suuremates töötajate kategooriates me hetkeseisuga ei näe, et kõrg- ja kutsekoolid suudaksid piisavalt töötajaid ette valmistada, isegi kui nad suudavad, siis sellega, et need töötajad tuleksid valdkonda tööle, sellega ikkagi peab see ettevõte ise tegelema ja oma pilgu suunama nende koolide õppurite poole juba, et siis neid endale praktikale kutsuda, mis võiks neid siis tulevikus ahvatleda ka valdkonnas tööle asuma. Et kui nüüd ehitusmaterjalitööstus oli tõepoolest see tulevaste mehaanikute või tehnikute vajadus oli nagu kõige suurem või kõige nagu valusam, siis plasti- ja kummitööstuses see on ka probleem, aga mitte nii suur, et seal on ikkagi 20–30% töötajatest on praegu vanemaealised. Nii, ja sellise mitte väga rõõmustava, aga samas ütleme, ettevõtjaid igati tunnustava vaatega mina siis omalt poolt praegu hetkel lõpetan. Ja, et Külli jutust juba kõlasid nii mitmedki kitsaskohad välja, millele nüüd heidaks omakorda veel sellise kontsentreerituma pilgu ja eelkõige ka selles vaates, et missugused on olnud need ettepanekud, mida me OSKA uuringuga oleme proovinud teha nende kitsaskohtade leevendamiseks. Ja alustaksin kõrghariduse vaatega. Ja siin tõesti tuleb sellise olulise märksõnana üle rõhutada, et tegemist on tegelikult lausa valdkondade ülese kitsaskohaga. Et see tuleb nii meie uuringu mitmest alavaldkonnast kui ka varasematest tööstusvaldkonna uuringutest välja, et see puudus insener-tehnilise kõrgharidusega spetsialistidest, eelkõige tootmisjuhid, tootearendusinsenerid, tootmistehnoloogid, et see puudus on ikkagi väga suur.
ja see statistika, mis siis siin all leheserval on ja mida Külli ka põgusalt kirjeldas, on see, et me näeme, et ikkagi sellised tehniliste tootmise ja ehitusega seotud kõrghariduserialade nii-öelda katkestajate osakaal on ikkagi päris kõrge. Ja meie ettepanek on, et senisest siiski veel enam süvendatult või tõsiselt tuleks heita pilke, et mis on nende katkestamiste põhjuseks ja et kas on võimalik ikkagi neid katkestamisi veel mingil moel ennetada, et kas siis suurema sellise mentorluse või personaalse tagasiside või sellise toetavama õpikeskkonnaga või siis võib-olla ka ettevõtete poole pealt vaadatuna, et selliste heade atraktiivsete praktikakohtade pakkumisega, et mis on siin ju taustal, on see, et kui me räägime, et me soovime populariseerida noortele just tehnikavaldkonna erialasid, et siis nende sisseastunute näol on meil tegemist noortega, kes tegelikult on ennast mingil hetkel oma elus seostanud sellise tulevikuga, et ma õpin seda tehnikavaldkonna eriala. Ja nad on täitnud ka sisseastumiseks vajalikud lävendid, ehk neil see baaseelduste, oskuste, teadmiste tase peaks ka justkui olemas olema. Ja me saame nad ülikooli ja siis ikkagi üsna paljudega midagi juhtub, et jah, et selles vaates ei tohi seda kitsaskohta ka ära unustada, et ega see katkestamine oli, on ja jääb ja et see ei ole ka uus probleem, aga et ikkagi üks samm sügavuti ehk oleks kasulik veel sellesse teemasse süveneda. Kui minna kõrghariduse vaatest, siis plastitööstuse spetsiifilisemaks, siis jah, tõesti, et võib-olla kõige suuremas mahus just nimelt plastitehnoloogiale seal magistritasemel spetsialiseeruda on siis võimalus Tallinna Tehnikaülikoolis ja ennekõike siis jah, sellel puidu, plasti ja tekstiilitehnoloogia rahvusvahelisel magistriõppekaval, et kui nii võtta, siis see on samuti ju selline üsnagi unikaalne võimalus, et meil on lausa magistritasemel selline spetsialiseerimisvõimalus olemas, et on väga mitmeid selliseid tööstusvaldkondi, nišše, kus oleks ka seda kõrghariduse alast teadmist vaja, aga et ühesõnaga, et seda ei ole mõistlik Eestis õpetada, et kuna see nõudlus ei ole võib-olla piisavalt suur, siis plastitööstuses meil on see õnnelik olukord, et see õppekava on olemas. Et kuidas lihtsalt saada sinna rohkem õppijaid, on see kõige suurem kitsaskoht. Ja siin on hea meel, et ettepanekuna on õnnestunud kirja panna see, et valdkonna tööandjad ise koos oma erialaühingu Eesti Plastitööstuse Liidu eestvedamisel on otsustanud oma jõud koondada ja õla alla panna ja vaadata, et kas tõesti kuidagi paremini oleks võimalik seda õppevõimalust turundada. Et seda teadlikkust sellest õppekavast tõsta ja ühtlasi tuua valdkonna arengupotentsiaali rohkem valgusesse. Et neid häid karjäärivõimalusi võib-olla ikkagi lausa professionaalse turundusplaani abiga ka laiemalt tutvustada. Kutsehariduse vaatest taas alustan valdkondade ülese kitsaskohaga, mida me täna oleme siin juba mitmel puhul kirjeldanud, ehk siis mehaanika, automaatika, mehhatroonika, elektroonika erialad kutseõppes on see suur teema ja siin on OSKA poolt selline jätkuv ja kindel toetusettepanek tegelikult juba meie 2023. aastal välja tulnud OSKA metalli, masina ja elektroonikatööstuse uuringu ettepanekule. Ehk et ikkagi tuleks suurendada õppekohti nendel erialadel. Et loomulikult siin on olnud teemaks, et see et kas siis noored tulevad, et õppekoht võib ju olla, aga tundub, et siin viimaste aegade tuules on mingisugune muutus toimumas ka noorte mõttemaailmas, et ma just pean silmas nüüd viimase aasta uusi sisseastumise ja konkursside näitajaid, et siin on võimalus, et see ettepanek
võiks tõhusalt realiseeruda, et tundub, et tuuled on pöördumas. Ja samamoodi valdkondade ülese kitsaskohana tõesti see erialaste teadmistega oskustööjõu puudus ehk siis seesama üldharidusega töötajate suur osakaal on see murekoht ka üle tööstuste. Ja siin on selleks konkreetseks ettepanekuks meil ettepanek, et leida võimalus tööstuses töötamise baasteadmisi ja oskusi pakkuva tasuta mikrokvalifikatsiooni õppe pakkumiseks, et sellised Euroopa sotsiaalfondide programmid ja võimalused on meil ka hetkel tegelikult selleks olemas. Aga et vaatamata sellele, et ettevõtted ise õpetavad oma töötajaid välja, nad näevad, et kindlasti selline baasteadmiste olemasolu kiirendaks ja võimaldaks sujuvamalt tööle rakendada inimesi, kes siis on selle raja leidnud ja sooviksid nende ettevõttes rakenduda. Et see võiks olla selline universaalne tööstuse ülene, et inimestel tekiks võib-olla selline üldine arusaam tootmisprotsesside loogikast, võib-olla mingitest kõige levinumatest terminitest, mida tööstuses kasutatakse. Kindlasti peaks see sisaldama sellist reaalselt kas siis töö varjutamist või erinevate tööstusvaldkondade ettevõtete külastamist. Kindlasti sellised tööohutuse teemad on hästi universaalsed, et selline baas väike kursus oleks kindlasti suureks abiks. Kutsehariduse vaates plastitööstuse spetsiifilisemalt on siis taas nagu Külli ka juba kirjeldas, see tegelikult õnnelik olukord, et meil on see plastitöötluse seadistaja õppekava täiesti olemas ja töötanud, et probleemiks, miks see katkes, sai rahastus ehk et see oli siis rahastatud ühest sellisest PRõM-meetmest. Et õnneks juba meie uuringu ajal tegelikult selgus, et kuna ettevõtete vajadus selle plastitöötluse seadistaja eriala õppe järele ja töötajate koolitamise järele on jätkuvalt asjakohane ja neil oleks töötajaid sinna saata, siis juba selle uuringu tegemise ajal nii-öelda otsad kokku läksid ja sügisest tõesti see õpe algas, aga et seda toetab asjaolu, et on taas olemas siis vastav meede, et mis seda töökohast põhist õpet aitab läbi viia, et muidugi pikemas perspektiiviks peaks mõtlema, et mis võiks olla selline püsivam lahendus või toetusmehhanism, et see õpe oleks olemas ja ka käisid meil valdkondlikud arutelud, et see õpe võib-olla oleks mõistlikum ka üle aasta korraldada, et siis oleks kindlam õppegruppide täitumine. Ehitusmaterjalide tööstuse spetsiifiliselt tegime ettepaneku mõeldes just selliste konkreetsete vajalike oskuste õpetamisele ja võimalikele moodustele, et kuidas seda oleks kõige paindlikum ja tõhusam teha. Ja tegelikult leiti, et päris palju oleks võimalik välja mõelda ka juba olemasolevate ehituse erialade baasilt selliseid konkreetseid oskusele keskenduvaid valdkonnaspetsiifilisi mikrokvalifikatsiooni õppekavasid oleks võimalik välja töötada. Et see muidugi eeldab ka töövaldkonna ja tööandjate initsiatiivi, aga tegelikult sellised head reaalsed võimalused on tegelikult täiesti olemas, et võimalik välja töötada. Oskuste vajaduse puhul on alati seda väga-väga konkreetset ettepanekut ju keeruline teha, aga samas see oskuste vajadus on väga oluline ja et meil need olulised teemad peavad olema välja valgustatud, ehk siis kõige enam rõhutaksime seda keemia ja materjalitehnoloogia teadmiste oskuste vajadust, aga ka kõike, mis seostub tootmise keskkonnasäästlikkusega ja toodete kestlikkusega. Siin see meie konkreetne ettepanek on suunatud muidugi kutse- ja kõrgkoolidele, et siis veelgi
põhjalikumalt läbi analüüsida, et kuidas need teemad on siis õppekavadesse ikkagi integreeritud ja õpetatud. Samas on hea meel siin taustal teada ja jagada infot ka selle kohta, et juba mitu aastat on käinud Eesti erinevate nii kutse- kui kõrgkoolide vahel ja Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel selline roheoskuste arendamise programm, mille käigus on ka kõigi oluliste tööstusvaldkondade erialade õppekavad väga põhjalikult läbi analüüsitud ja nende roheoskuste paremaks õpetamiseks on väljatöötamisel või juba välja töötatud erinevaid uusi aineid, mooduleid, täienduskoolitusi, lausa ka uusi õppekavu, nii et see tegelikult see kõik on ka siin selle ettepaneku taustal. Ja viimaseks ei saa kuidagi üle ega ümber ka nendest üldistest kitsaskohtadest või nendest teemadest meie aruteludel, kuidas me jõuame ikka ja jälle välja sinna, et kõik need tehniliste erialade järelkasvu probleemid saavad meil alguse ikkagi juba üldhariduses. Et ei olda rahul meie noorte reaalainete teadmiste tasemega. Tundub nii, et ikkagi see kutsehariduse erialade madal populaarsus on olnud ikkagi väga pikalt noorte jaoks esimene või ühesõnaga on olnud probleem ja et ei oska ja nad ette kujutada ka võimalikke töökohti tööstuses, mida tööstuses üldse tehakse. Ja siin, et midagigi sellel suunal ka konkreetselt ette panna, on meil ettepanek sisuliselt kontaktide vahetuseks ja suhtluseks, et niisama lihtne, aga et samas kohati võib olla ka väga keeruline. Ja sellepärast ka konkreetne eestvedajatega ettepanek. Nii et meil on olnud hea võimalus, et meil on uuringu käigus pardal olnud ka Eesti Keemiaõpetajate Liit ja nad on saanud konkreetselt oma soove avaldada, et mis neid aitaks ja just need samad kontaktid, et missugused ettevõtted oleksid valmis neid oma ekskursioonidega vastu võtma, et see oleks nagu suur samm edasi. Ja tärnidega on tähistatud ka need kõik need olulised teemad ja arutelud, mida mitmete tööstusvaldkondade uuringute ajal juba oleme käsitlenud ja kuulnud. Ja et ikkagi tehakse ettepanekuid, et tuleks eristada, tuleks lõpetada kitsa ja laia matemaatika õpetamise eristamine, et suurendada noorte tuleviku väljavaateid ja õpivõimalusi. Tuleks paremini rakendada niinimetatud matikõpet, ehk siis matemaatika, tehnoloogia, inseneeria, kunstide integreeritud õpe. Tuleb mõelda, et kuidas me tagame oma reaalainete õpetajate järelkasvu ja muidugi süsteemsemale karjääriõppele tuleks ka rõhku panna. Nii, aga sellega ma nüüd tõesti lõpetan. Ja on küsimuste aeg. Nii, Tiia on natuke suletud mikrofoni taga. Suur aitäh, Riina ja Külli. Ma pean ütlema, et ühtegi küsimust chati ei ole tulnud ja ka aeg küsimusteks on otsas. Et ma hea meelega lõpetaksin meie infotunni siis mõnede uudistega. Ehk nagu ikka, te saate kogu seda informatsiooni, millest ainult põgusa jäämäe veepealse osa Riina ja Külli praegu teieni tõid, leida OSKA veebist. Niisiis nii uuringu aruande kui muud infomaterjalid, sealhulgas teemalehed, millele Riina ja Külli ka viitasid. Ja samamoodi nii tänase esitluse kui ka salvestuse leiate sellest samast paigast. Mida veel? Valmimaas lõpusirgel on OSKA tulevikutrendide uus kogumik Töö ja oskused 2035, millega me tuleme välja 29. oktoobril toimuval OSKA konverentsil. Aga veel, üsna varsti juba 6. novembril on võimalik osa saada tehisintellekti mõju tööjõu ja oskuste vajaduse uuringust. Ehk et olete oodatud, pange kalendrisse 6. november kell 14–15. Ja veel üks põnev sündmus on tulemas, Oskuste Akadeemia järjekordne õppetund, kas tehisintellekti mõjul saavad kõikidest IT-spetsialistid, arutlevad teie ees
Jüri Jõemaa Info- ja Telekommunikatsiooniettevõtete Liidust ja Urve Mets Kutsekojast 5. novembril siis kell 4–5. Ja kogu Kutsekoja sündmuste kalender on leitav Kutsekoja veebis. Ja kõige lõpetuseks veel korraks pilk peale sellele, mis on hetkel OSKA töölaual. Ma kõiki neid valdkondi teile ette ei loe, kiigake silmaga, lihtsalt huvi pärast, mida on oodata, aga samamoodi on OSKA veebis võimalik ka pilk heita kõigele sellele, mis siis on OSKA töölaual parasjagu käimas. Aga mina tahan siinkohal lõpetada öeldes veel kord suur aitäh uuringu läbiviijatele Riinale ja Küllile nii väga huvitava uuringu kui ka väga hea esitluse eest ja tänan ka kõiki kuulajaid. Aitäh, et huvi tundsite. Järgmiste kohtumiste.